Istu. Kaido on väga ümmargune poiss, kui tal on vaja midagi, ta oskab ennast nii ilusaks paiks poisiks moosida. Kui temale miski asi ei istu, siis on põrgu lahti. Siis on ta väga pai poiss, kui on tarvis, et ta teab, et peale seda saab ta oma telekamängu mängida. Siis võib teda ka näitusele panna. Mis sulle õues meeldib teha? Õues jalgrattaga sõita. Mis veel? Lampaid, kõigil loomadele pai teha ja. Mis loomad sul siin hoovi peal kõik on? Üks lammas, 2 hobust, 2 lehma, 1 pull, aga teine on veel väike. Milline Kaido sündides oli? Oli nagu nuku. Riideid saada ei olnud. Ta oli nii pisikene, peenikene. Noh, mis ta siis oli? Pikkust oli ainult 47 sentimeetrit, 2 kilo 460 kaalus. Sündis mingisuguses kestas, öeldi, et kolloidkest, ma ei kujuta ette, mis ta on. Aga kui ma teda nägin, siis ta oli siukene nahk oli nagu narmendav või siukene. Ta ei olnud verine, aga kogu aeg siukene, nüüd ma tean, et on ketuline, siis ma ei osanud sellelegi nime anda, et ta oli ka siukene nagu nustik. Kui kiirelt see diagnoos tuli, et tal on ihtüoos? Peale sündi kohe. Ihtüoos on pärilik ja eluaegne nahahaigus, mida nimetatakse ka kalasoomustõveks. Haiguse korral on naha sarvkihirakkude uuenemine kiirenenud või aeglustunud nende irdumine. Kahjustunud nahka ei ole võimalik terveks ravida, kuid haigus saab kontrolli all hoida sagedase pesemise ja kreemitamisega. Kui palju see haigus tema igapäevaelu segab? No küllaltki sellepärast, et ta ei saa teha asju, mida ta väga tahaks. Ta on hästi energiline, ta tahaks joosta teha, aga ta kumaneb üle. Lihtsalt läheb keenasest. Kui palju muidu teised lapsed küsivad sinult, et mis sul nahaga lahti on? Nad üldse küsivad kogu aeg. Kogu aeg küsivad. Mis sa neile vastad tavaliselt? Ma ütlen, see nahk ei lähe ära, aga need ikka ütlevad, see nahk läheb ära. Ei lähe. See jääb mulle iluks ajaks. Kas sa oled vahepeal mõelnud ka, et miks just minul peab selline ja olen olema? Olen küll. Ja väga palju. Kas sina tahaks ka endal sellist nahka või? No kui ma ikka ausalt vastan, siis ega ei tahaks küll. Aga mul on selline, mis ma teha saan. Jalgadel on hästi näha, on siuksed nagu kalasoomused siuksed, mis tulevad ära, kui nende nagu nahk vananeb või niimoodi liiga kiiresti. Et muidu inimesel nahk vananeb, ei saa arugi, kui ära tuleb. Aga temal tulevad suurte tükkidena niimoodi ära. Ja siis kui istub kuskile ja need sügeleb ju. Vaat kui endalgi haav on ja see haav paranema hakkab, ja siis hakkab see sügelema. Aga temal on terve keha selline sügeleb. Ja siis ta käib ja kraatsib ja siis pudeneb temast kogu aeg maha see lumeelbeke siis jooksib. Millised on kõige probleemsed piirkonnad tema kehas? Praegu ta on suurem, väiksena olid kõrvad, sest sinna tulid ju ka ketud ja suhu tulid ketud ja ninna tulid ju ketud ja kõrvasi ei saanud puhastada. Ja siis me käisime lausa narkoosi all kõrvu puhastamas. Ja siis teine probleem on kannad, kuna ta liigub palju, nahk ei veni ja siis tekivadki lõhed. Mul Karmen, Kaido ema, oli ka haige ja minul ei olnud mingi üllatus haige laps, kuna ma tean, et mina tulen toime. Aga Karmen, ta oli, põdes epilepsiat ja ta tahtis olla väga teiste laste moodi, teiste noorte inimeste moodi. Ta teadis, mis on riskid. Arstid hoiatasid teda siit ja sealt poolt. Aga kuna kõigil tema sõbrannadel hakkasid lapsed tulema, tahtis tema ka ju last, ta tahtis olla noor inimene oma elu rõõmudega.
ja sellepärast ta siis otsustaski ja mina toetasin tema otsuseid, kuna tema lihtsalt tahtis elada. Ta õppis kokaks tavaprogrammi peal, mitte lihtsustatud. Seda tahtmist oli tal nii palju õppida. Ja kui siis kokaks ei võetud, siis läks ja õppis kaugõppes sotsiaaltööd. Siis oli juba lapse kõrvalt niimoodi. Et mina hoidsin last ja tema käis siis seal sessidel või kuidas seda nimetatakse. Ligi 3 aastat tagasi sai Kaido ema Karmen enda teadmata puugilt hammustada ning haigestus seejärel borrelioosi. Ainsaks kaebuseks olid naisel peavalud, kuid kuna epilepsiahaigetel on peavalud tavapärased, ei osanud ta midagi tõsist kahtlustada. Siis oligi nii, et hommiku ärkas oli pool keha halvatud ja õhtuks oli ta koomas. Ja 2 nädala pärast teda enam ei olnud. Kuidas Kaido ema kaotuse üle elas? Oi, see oli raske aeg. Ta oli stressis, ta karjus, ta ei maganud öösiti. Tänu vallale me käisime psühholoogi juures. Milline suhe Kaidol oma isaga on? Ootab, aga isal on probleem alkoholiga ja ta lihtsalt ei suuda loobuda. Meil on isaga kokkulepe, et kui ta tuleb ainult siis, kui ta kaine on. Aga kui ta tuleb, siis nad mängivad koos ja teevad ja asjatavad ja nad on nii mestis ja super isa, ainult kui kaine. Mis te vanaemaga koos teete? Vanaemaga koos me räägime juttu ja... Kus koolis sa käid ja mis klassis? Vahvast koolis ja teises klassis. Kuidas sul koolis läheb? Hästi. Mis su lemmikaine on seal? Tööõpetus ja kunstiõpetus ja lugemine ja matemaatika. See on siuke internaatkool, esmaspäev viiakse ta ja reede tuuakse. Kas sa oled mõelnud ka, et kelleks sa suurena saada tahad? Bussijuhiks. Mis bussijuhi ameti juures kõige lahedam on? Sõitmine. Mulle meeldib kurvist. Oskan kuigi hästi riffida. Driftida või? Jah, ma näitan teile. Need pole nii libedad kummid. Kuidas su naha olukord praegu on? Meil on vähem. Kas praegu on pigem selline parem olukord või kehvem? Paremuse poole. No praegu on ta käin nagu väike karvane tegelane ringi. Et tal on nagu 3 korda aastas on nagu naha ajamise aeg. Kui ta selle maha ajab, siis tal on päris normaalne nahk. Suht normaalne nahk on. Kui palju sul nahk kipitab või valu teeb? See ei teegi valu, ainult ketud. Kui tihti sul neid kettusid tuleb sinna nahale? Väga tihti. Iga päev. Kuidas su naha eest hoolitsema peab vanaema? Kreemitama ja vannitama ja... Hoolta vajab palju. 2 korda päevas on teda kreemitada vaja. Kord päevas vannitada. Kus sa praegu vannis pead käima? Võite siis vannis. Oosas. Kuidas sa sinna üldse ära mahud? Niisama, ma olen ju nii kõhna. Ma ei söögi eriti. Miks sa ei söö? Niisama, mõnikord ma ei söö ja mõnikord ma ei söö. Sellepärast ma maangi sinna vanni ära. Ma ei taha paksuks jääda. Paar topsitäit õli ja siis seda vannivahtu ja siis selles pisikses vannis. Vannitame siis niimoodi leotab, et jalad välja ja siis on ülemine kere osa sees ja siis jälle istub seal ja siis on jalad sees ja keeruline, aga saab hakkama. Aga jumal hoia, ta ju kasvab. Et nagu siis ma küll ei kujuta lausa ettegi, kuidas ma teda nüüd vannitama hakkan, et kui ta nüüd suvatseb nagu möödunud suve kasvas 10 sentimeetrit, nüüd on teda natuke rohkem, nüüd ta kasvab veel rohkem, eks ole, ma ei kujuta ette seda. Mis sa arvad sellest, kui te vanaemaga saaksite siia koju uue vannitoa ja suure vanni?
siis oleks küll õnnelik ja veel saaks endale uued seinad.